Tere, mina olen Reet Jakobson ja olen Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppejuht. Ja tutvustan teile täna Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppetöö korraldust ja vastuvõtutingimusi. Meie kool on mittestatsionaarse õppega ja see tähendab seda, et meil on kontakttunde vähem kui tavagümnaasiumis ja meil on hästi palju iseseisvat õppimist. Meie koolis on õpilasi kuskil 550 kuni 600 ringis, sügisel on meil rohkem õpilasi, kevadel kahjuks natukene vähem. Klassikomplektid on meil üsna suured ja päevastes klassides on 36 õpilast või mõnes klassis ka natukene rohkem. Mõnes aines jälle natukene vähem, sest klassikomplektide suurus sõltub sellest, mis ained uutel õppijatel, kes meile tulevad, on juba varem ära tehtud ja mis ained on siis võlgu jäänud, et meil on võimalik ka niimoodi, et õpilane, kes on näiteks 12. klassi nimekirjas, teeb tagantjärele paari 11. klassi ainet, mis oli tal siis jäänud tegemata ja mille pärast sageli ka õpinguid siis tuli katkestada. Nii et 36 õpilast tuleb arvestada, et tavapäraselt on meil klassides. Ja meie koolis on võimalik omandada nii põhiharidust kui ka keskharidust. Selleks, et tulla õppima põhikooli, peab õpilaskandidaat olema vähemalt 18-aastane. Aga on ka erisusi, et kui mõnel õpilasel, kes on noorem kui 18-aastane, on rajaleidja soovitus, siis ka nendel õppijatel on võimalik tulla meie kooli põhiharidust jätkama. Ja meil on võimalik siis omandada keskharidust ka. Ja meie õppetöö toimub koolis nii päevases kui õhtuses vahetuses. Päevases vahetuses toimub õppetöö 3 tööpäeval kella 9 kella 3 ja õhtuses vahetuses toimub siis õppetöö 3 õhtul kella 8:30 kuni 8:30. Lisaks on meil võimalik õppida veel ka e-õppes, aga e-õppesse me võtame õppijaid, kes on vähemalt 18-aastased ja e-õppe toimub meil ainult gümnaasiumis. Ja meil ei ole puhas e-õppe, et kõike saab toimetada arvutipõhiselt, vaid meil on igal esmaspäeval koolis kontakttunnid. Meie koolis on õppetöö väga paindlik ja meil saab õppida täiskoormusega õppes, see tähendab seda, et õpilasel on nädala koormus 24 ainetundi ja gümnaasium on võimalik lõpetada siis 3 aastaga, nii nagu tavagümnaasiumiski. Põhikoolis on meil õppekoormuseks nädalas 20 tundi. Aga kui kellelegi tundub, et täiskoormusega õpe on üle jõu käiv, siis on meil võimalik õppida ka osalise koormusega. Ja osalise koormusega on võimalik siis teha individuaalne õppeplaan või teine võimalus on siis jagada õpingud 2 aasta peale ja siis õppida nädalas osalise koormusega. Kutsekoolist tulnud või lõpetanutele pakume me ka lisaaastat ja lisaaastat sellepärast, et kutsekooli lõpetanud tavaliselt ei soorita riigieksameid, aga hiljem nad tunnevad, et riigieksamite tegemine, sooritamine on vajalik ja siis nad saavad 1 aastaks tulla meie juurde õppima eesti keelt ja matemaatikat, et siis sooritada riigieksamit heal tasemel. Õppetöös meil on võimalik õppida ka veel eksternõppes. Eksternõpe on nüüd täiesti iseseisev õpe ja eksternõpet me üldjuhul soovitame õpilaskandidaatidele, kellel on või gümnaasiumi lõpetamisest puudu mõni ainekursus ainult. Kellel on koormus suurem, siis nendele me eksternõpet ei soovita, sest iseseisev õppimine on väga-väga keeruline. Õppijate vastuvõtt toimub meil tavaliselt augustis, uue õppeaasta eel. Aga kuna meil on õppetsüklid, siis ja meil on väljalangejaid igas õppetsüklis natukene, siis kui tekib vabu kohti, siis me võtame uusi õppijaid vastu ka õppetsükli alguses, iga uue õppetsükli alguses.
10. klassi soovijatel on vaja siis kandideerimiseks põhikooli lõputunnistuse hindeid ja ühiste lõpueksamite tulemusi. Nende põhjal kujuneb siis pingerida ja need, kellel on põhikooli lõputunnistusel mõni aine hinnatud koondhindega mitte rahuldav või on mõni ühine lõpueksam sooritatud alla 50%, need langevad kohe pingerea lõppu. Lisaks sellele, et me arvestame lõputunnistuse hindeid ja lõpueksamite hindeid, toimub iga õpilaskandidaadiga meil ka vestlus. Ükskõik siis, mis klassi õpilane soovib tulla, alati on sisseastumise tingimuseks ka vestlus. Vestluse viib läbi õppenõustaja, kes on siis tugi kogu õpingute vältel õpilasele. Rakendame ka võtat, mis tähendab siis varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine, ehk kõik õppijad, kes on varem juba mõnes teises koolis õppinud ja on sooritanud seal ainekursusi, mis ühinevad meie õppekavaga ja need kursuste hinded on positiivsed, need kursused me kanname siis kõik üle. Konkurss meile õppima asumisel on eriti suur 10. klassidesse ja e-õppesse. 10. klassidesse on nüüd viimased 4-5 aastat ukse taha jäänud kuskil 40 õppijat. Ja tavaliselt on siis need õppijad, kes kukuvad pingerea lõppu, kelle tunnistusel on kas aine hinnatud hindega 2 või mõni ühine lõpueksam on siis ebaõnnestunud ja on alla 50%. E-õppijatest on kõikidesse klassidesse väga suur konkurss, sest paljud õpilased ei ole enda jaoks selgeks teinud, mida e-õpe tähendab. Ja nad arvavad, et e-õpe on see, kui saab ainult arvutipõhiselt kõike ära teha, kasutades nüüd suurt sõpra AI-d, aga meie kool on siis lähenenud teisiti, et meil on vaja e-õppijatel ka koolis käia ja oma tõelisi teadmiseid näidata. Vastuvõtukord meie kooli kodulehele ilmub siis, kui selle on kinnitanud Tartu linn ja kuna praegu nüüd nädal tagasi saime me teada, et SAIS 3 ei saagi valmis ja meil oli vastuvõtukord siis kohandatud SAIS 3-le, siis nüüd on meil antud aega veel vastuvõtu tingimusi uuesti muuta ja järgmise nädala jooksul me saadame need linna ja kui linn need kinnitab, siis need saavad üles ka kooli kodulehele. Muutus on võib-olla see, et kui siiamaani sai meie kooli astuda õpilane, kes lõpetas kohe põhikooli, siis ta võis kohe meile kandideerida õppima, aga nüüd uue korra alusel, kuna täiskasvanute gümnaasium on orienteeritud ikkagi täiskasvanud õppijatele ja eelistatud on 18+ õppijad, siis meie ei hakka vastu võtma nii nagu tavakoolid kohe märtsikuust, vaid meie vastuvõtt avaneb alles siis, kui teised koolid on oma konkursid ära teinud ehk nõndanimetatud järelvastuvõtu ajal ja meile saab avaldusi hakata esitama alles augusti alguses. Ja kui õpilane tõesti on siis jäänud välja kutsekoolist, on jäänud välja gümnaasiumist, siis saab ta kandideerida ka meile ja see kehtib just 10. klassi astumisel. 12. ja 11. klassi vastuvõtul mingisuguseid erisusi meil tehtud ei ole, täpselt sama nagu see on kogu aeg olnud. Õppeaastas, nagu ma juba ütlesin, meil on siis õppetsüklite süsteem, õppeaastas on 4 õppetsüklit ja tavaliselt me toimetame niimoodi, et me 7 nädalat on õppimisnädalad ja siis 1 nädal on arvestuste nädal. Välja arvatud siis esimene õppetsükkel, mis algab kohe septembri alguses, seal on 1 lisanädal. Ja see lisanädal on nõndanimetatud sisseelamisnädal, kus õppijad tutvuvad õpetajatega, õpetajad tutvuvad õpilastega ja kus siis õpetajad tutvustavad ja räägivad oma ainest ja tehakse ka selliseid ühiseid harjutusi ja ühiseid ettevõtmisi, et klassi õpilased omavahel paremini tuttavamaks saaksid ja et neil oleks kooli tulles juba sõbrad ees. Meie õppetund kestab 75 minutit ja
päevastel õppijatel on ühes päevas 4 75-minutilist õppetundi ja õhtustel õppijatel ka e-õppel on siis õhtul 3 75-minutilist õppetundi. Lisaks sellele on meil võimalik õpilastel, kes kas on puudunud või on mingi materjaliga hätta jäänud või pole tunnis väga hästi aru saanud, võimalik käia siis õpitubades. Õpitoad jäävad 2 õhtuse ja päevase õppeaja vahele. Need toimuvad kella 4:45 ja seal on võimalik siis tulla erinevatesse ainete õpituppa ja õpetaja käest siis saada lisaõpetust nende teemade kohta, mis on jäänud siis selgusetuks. Puudujatele, aga ka kohalkäijatele meil on kooli kodulehel olemas väga head kursuste lehed. See tähendab seda, et igas ainekursuses õpetaja avab õppetsükli alguses kursuse lehe, kus on kirjas nädalate kaupa, mis mingisugusel nädalal toimub, milliseid teemasid õpitakse, millal toimuvad siis indelised tööd ja kuidas on võimalik siis selle kursuse jooksul saada lõppinne kätte nii, et ei pea seda 8. arvestuste nädalat kasutama, vaid need, kes on tublid ja kõik ära teevad, siis nendel on õppimisaeg 7 nädalat, koondinded käes, 8. nädal on siis nagu preemiaks puhkuseks terve nädal. Hindamine ei ole meil nii nagu tavakoolides või paljudes koolides on numbriline, vaid meie hindame punktisüsteemi alusel. Iga töö, iga vajalik ülesanne annab teatud arvu punkte ja sellest aineõpetajad esimeses tunnis alati räägivad ja kursuse lõpuks tuleb kokku koguda siis teatud arv punkte ja need meie paneme siis riiklikusse hindamiskaalasse ja koondinne tuleb ikkagi numbriline hinne, kas siis 3, 4 või 5. Hinnet 2 me tavaliselt kursuse hindeks välja ei pane ja hinnet 2 me üldse ei propageerigi, sellepärast et meil tegelikult võib 10. ja 11. klassi jooksul kokku olla ainult 4 mitterahuldavalt hinnatud kursust ja 12. klassis ei tohi olla ühtegi kursust hinnatud mitterahuldavalt. Ja meil on koolis olemas ka tugisüsteemid. Me oleme õnnelikud, et meie koolis on olemas psühholoog, kes on väga hinnatud meie kooli õpilaste poolt ja õpilased, kes juba psühholoogi juurde on käinud, ei käi seal mitte vaid üks kord, vaid käivad seal siis tihti ja sagedasti. Sellepärast aeg-ajalt on ka psühholoogide aegadega nappused käes. Ja nagu ma juba eelnevalt ütlesin, siis iga õpilaskandidaat, kes meie kooli tuleb, peab siis maha sisseastumisvestluse õppenõustajaga. Ja õppenõustaja on siis esimene ja esmane inimene koolis, kelle poole õpilane peab pöörduma, kui tal tekivad mingisugused mured, mingisugused küsimused. Õppenõustaja on nagu teistes klassides tavaliselt või koolides on siis klassijuhataja. Esimene tugi, esimene abistaja. Meil koolis on veel ka töötab sotsiaalpedagoog ja meil töötab ka EFKO, aga nemad põhimõtteliselt tegelevad rohkem põhikooli õppijatega. Aga kui on vaja, siis ka gümnaasiumiõpilased võivad pöörduda siis ka sotsiaalpedagoogi poole. Ja kui teil on soovi tulla meie kooli või rohkem infot saada meie kooli kohta, siis siin slaidil on ära toodud ka minu meili aadress, mulle võib alati julgelt kirjutada, küsimusi esitada ja mind on võimalik kätte saada ka siis telefoni teel. Aitäh teile!